silenced for a moment, not managed, tamed, or negotiated with, but erased, gone, dead. Imagine waking up every day without hesitation, without second guessing yourself, without that internal voice telling you you're not ready, not worthy, not enough. What decisions would you make then? What doors would you finally kick open? What dreams would you chase with reckless, unstoppable fire? Because the truth is, fear isn't the enemy. Surrender is. Fear is natural. It's primal. It whispers and it warns, but it only wins when you obey it. And every time you believe it, every time you shrink instead of step forward, you trade power for comfort. You give up growth for safety. You stall, you suffocate, you stand still, not because you're weak, but because fear has convinced you that stillness is survival. But not today. Today we expose fear for what it is, a liar, a story, a shadow pretending to be real. And today we bury it, not with feel-good fluff or shallow hype, but with truth, with discipline, with practice, with a purpose that's bigger than your excuses. In the next few minutes, you're going to learn how to stop running from fear and start hunting it. You'll learn how to stand tall even when your hands shake, how to act before fear fades, and how to build a mind so sharp and disciplined that fear has no room left to live. So take a deep breath, step forward, and don't look back, because this is the day you kill the fear. Let's get something straight. Fear is not your enemy. Fear is instinct. It's ancient. It's built into your biology to protect you. And in many ways, it's kept you alive. But what fear was never meant to do is lead you. It was never meant to be your guide, your counselor, your decision maker. Yet that's exactly what most people let it become. They let fear steer the wheel. And then they wonder why their life feels like it's going in circles. You feel fear when you're about to do something unfamiliar, something risky, something that threatens your comfort or control. That's not weakness. That's your brain doing what it's been wired to do. But here's the truth most never hear. Fear itself isn't what stops you. Inaction is. The real enemy isn't the fear you feel, it's the pause you take because of it. It's the opportunity you don't chase, the silence you choose instead of speaking up, the dream you shelve for some other time. Most people are waiting for fear to disappear before they take action. They're waiting to feel brave, to feel certain, but that moment never comes. Because courage isn't the absence of fear, it's action taken in spite of it. And if you're waiting to feel ready, you'll be waiting your whole life. The ones who move mountains, change industries, make history, they feel fear too, but they walk forward anyway. That's the shift. That's the edge. You don't need to be fearless. You just need to stop obeying fear like it's a command. You need to stop giving it authority it never earned. Fear can sit in the passenger seat, sure, but it doesn't touch the wheel, not anymore. And here's where it gets powerful. The more you move through fear, the smaller it becomes. Every time you act when you're afraid, you teach your brain that fear doesn't mean stop. It means this matters. It means step up. It means you're getting close to something important. Repetition rewires reality. And the more you face fear head on, the less control it has over you. You become something fear can't live inside, because you've trained your mind to act before fear can settle in. So the next time fear rises in your chest, remember this. You don't need less fear. You need more movement. Don't analyze. Don't overthink. Don't negotiate. Just move, because fear hates momentum. And the moment you act, the fear begins to die. Fear is a master storyteller. It crafts lies so believable, so emotionally convincing that they feel like truth. But here's the brutal fact. Fear is a liar. And the most dangerous lies it tells are about you. It whispers that you're not ready, that you're not smart enough, talented enough, worthy enough, that if you try, you'll fail, that if you speak, they'll laugh, that if you chase that dream, you'll crash and burn. And because fear wears the voice of your own mind, you believe it. You accept it as reality, never realizing that it's just a story you've repeated so many times it became familiar.
Not true. Just familiar. Fear thrives in imagination. It takes a moment of uncertainty and builds a movie around it. You don't just worry about a difficult conversation. You see it go horribly wrong. You don't just hesitate to try something new. You see yourself failing publicly and permanently. You don't just fear rejection. You imagine humiliation, abandonment, and proof that you never had what it takes in the first place. And that's how fear wins, not with truth, but with repetition. The more you rehearse the worst-case scenario in your mind, the more your nervous system believes it's real. And when your brain believes the threat is real, it floods your body with signals to retreat. Heart racing, breath shallow, muscles tense. Suddenly, you're not living in the present. You're imprisoned in a future that hasn't even happened. And in that state, even the smallest step forward feels impossible. But here's the breakthrough. If fear is built by repetition, so is confidence. If fear is a story, you can tell a better one. No nii. Saame alustada. Andke mulle märku ka, kas on kuulda, on pilti näha. Ja pange palun julgelt enda küsimused. Et ärge kartke küsida. Küsige. Et seda sisukam see kõne tuleb ja seda rohkem vastuseid ja selgust saate te ise ka. Et julgelt küsige. Nii, paneme sessioonika peale. Siis on pilt veits puhtam. Mõtlesin, vaatan alustuseks siis, et kui küsimused laekuvad, kes julgevad küsida. Et vaatan alustuseks siis tänast turgude liikumist, et mis meil siis toimus. Et vahepeal päris agressiivsed hüpped. Ja avanes meil turg siis siin. Ilusti liikus, Aasia liikus ülesse, üli napilt. Aasia korjas ära siis New Yorgi likviidsuse. Aga New York juba siin ennem dollari-indeksi peal siis oli juba liikumas ülesse. Ja kõik see sama liikumine siis täna jätkus. Ja tuletas meelde sessioonide likviidsust, kogu seda temaatikat. Siin on meil New Yorgi tipp ja New Yorgi põhi. Ja Aasia korjas meil tippu ära. Mis järgi jääb, on New Yorgi põhi. Aasia hakkas juba sinnapoole liikuma. Kuni siis tuli Londoni sessioon. Londoni sessioonil hea lihtne ära korjata siis Aasia põhi. New Yorgi põhi on kaunis kaugel. Ja kogu selle liikumisega ka siis oli siin Londoni alguseks turg jõudnud siis umbes 50% peale siin eelneva New Yorgi sessiooni osas siis. Ja siit nii-öelda Aasia põhi käes ei ole seda jõudu ja turg varasemalt ka siis 15 minuti struktuuri vaadates on meil uptrendis. Ehk et kogu see liikumine siin, mis aset leidis, kogu see liikumine oli siis põhimõtteliselt selle sama New Yorgi sessiooni struktuuri siis siseliikumine, tagasitõmme. Ehk et kogu selle osa suhtes toimus siis tagasitõmme. Ja ilus nii-öelda siis golden zone'i liikumine. Et kui võtta siit Fibonacci, panna siia alla, kus kõige alumine pikk on, ja tuua see ülesse, siis turg jõudis meil ilusti siia Fibo golden zone'i. Ehk et see on alatsoon, kus siis turg enamust aega väga paljudel juhtudel saab enda selle siis reversal signaali, ehk siis nii-öelda turu pöördumise signaali, see on küllaltki siis soodne madal hinnapiir, et kus siis nii-öelda vaadata edasi turu liikumist. Ja struktuuri ehitamine jätkus. Ilus on vaadata, kui siis turg liigub ootuspäraselt. Ehk see, mis weekly overviews sai välja märgitud, et olenevalt siis sellest, et kummale poole meil siit turg avaneb, kas üles alla, kuhu poole ta plaanib liikuda, et siis sealt vaadata liikumise edasi. Ja turg tegi ilusti enda tagasitõmbe siia 4 tunni supply demand'i ja siit ta läks. Et see 4 tunni supply demand siis ka siin dollari indeksi peal
sai välja märgitud. Enne kui turg oli siis avanenud, turg avanes meil siit selle küünlaga, musta langeva küünlaga. Siia vahemikku jäi meil siis väike fair value gap ehk nii-öelda auk turul, tühimik ja kohe selle fair value gapi all siis 4 tunni supply demand. Et mitte allpool, see on 4 tunni supply demand, sest siin all osas ei ole ühtegi 4 tunni peal siis nähtavat fair value gapi. Et fair value gap on siis see magnet, mis tõmbab turgu enda poole. Ja turg tuli super ilusti, jõudis siia enam-vähem 50% peale selles supply demand alas ja jätkas üles liikumist. Kas see liikumine nüüd kujuneb, zoomime natuke välja, et turg on olnud 4 tunni peal ka väga pikalt downtrendis ja 4 tunni pilt on veel downtrend, ehk et turg 4 tunni peal on downtrendis ehk all suunas, siis dollari indeksi puhul. Kuid kas see liikumine ka nüüd jätkub, ehk et 4 tunni pildi peal ka, praegu siis turg on kõige kõrgem osa siin, kõige madalam osa siin ja kõik see hetkel on siis tagasitõmme selle liikumise osas. Et toimub siis hetkel lihtsalt tagasitõmme ja tagasitõmme muutub siis 4 tunni peal ka turustruktuuri suunaks, kui turg sõidab siit läbi, ületab selle tipu siin, teeb enda üleslükk ära ja siis oodata mingit pullbacki, et turg jälle läheks ülesse. Aga see saab olla kinnitud siis, kui tipp on võetud, mitte enne. Seda siis 4 tunni pildi peal. 15 minutit, nagu eelnevalt vaatasime, 15 minutit loomulikult on juba siis bullish, aga see on täiesti normaalne, sest kogu see nii-öelda pullbacki liikumine, siis eelneva selle osa suhtes, siis 15 minutit näitabki meile seda tõusutrendi bullish signaali. Aga suur pilt on ikka veel downtrendi suunas. Ja vastavalt sellele siis oleneb, kus dollari indeks liigub, vastavalt sellele saame kaubelda siis neid paare, näiteks GBP USD, Euro USD, NZD, AUD, et saame neid siis kaubelda dollari suhtes või vastu. Ja turg siin siis jätkab alla liikumist, kui dollar liigub ülesse, siis GBP jätkab alla, et weekly overviews märkisin ära siit selle 4 tunni supply demandi, et saab näha, mida turg siin teeb. Vaadates nüüd siia lähemale, siis turg avanes meil siit hüppega. Esimene puude supply demandis, ehk see supply demand kasutati ära ja sellelt ei ole enam siis ootust, et see vastu peaks. Ehk et kui turg siia uuesti sisse jooks, et siit toimuks siis üles liikumine. Ei, turg kasutas siin ära ja võib siis oodata, täpselt nagu siin juhtus, et turg kukub läbi. Ja nüüd oleme jõudnud siis järgnevasse, läheme suuremale ajaraamile, oleme jõudnud siis järgnevasse supply demandi, siia alla, weekly omasse, saba otsaga sees, siit ootaks veel vast langemist sügavamale, võib-olla kerge korrektsiooniga, aga ootaks veel siis langemist ja siis potentsiaalset tõusu. Seda nüüd siis järgnevate päevade või siis terve nädala jooksul. Eks nädala, mida turg teeb. Ja nagu weekly's olen ka maininud, allpool loomulikult on meil veel siin supply demande, mis on kasutamata. Aga täpselt nagu weekly's mainisin, meil oli super likviidsus siin, mille turg nüüd ära võttis, sõitis korralikult läbi. Ja lisaks sellele nii-öelda double triple bottomile, mis meil siin üleval oli, kõik need supply demandid on ka turu jaoks justkui likviidsus. Need on eelnevad siis kohad positsioonid, kus siis erinevad kauplejad, nii suuremad kui väiksemad, on siis enda tehinguid sisestanud. Et siit on saanud alguse järgmine nii-öelda siis suurem tõuge järjest ülesse. Ja täpselt sama asi kehtib ka siin nende siis müügi supply demandide osas. Need võiksid olla või saavad olla siis nii-öelda targetid, sihtmärgid tuleviku tarbeks. Siia võiks ka välja nüüd märkida, turg on juba liikunud päris hästi. Laename siit, et saame siia GBP USD peale ka märkida välja siis veel müügi supply demandi. Et põhimõtteliselt tagurpidi vaates või peegelpildis
siis stsenaarium välja joonistumine. Ühel pool ostupoole supply demand'id ehk likviidsus ja teist pool müügiomad. Ja siis nende alad üleval, siin all weekly ja daily supply demand, veel suurem ajaraami ehk siis veel tähtsamad ja sama lugu siin üleval. See suur punane kast, mis siin üle nurgas paistab. Ja rõhutan ka siis alati weekly overview's, et olenevalt sellest, mida turg teeb, et esimene fookus on siis selle liikumisel, et see liikumine ei pruugi olla nii lühike ja nagu siin täna oli päris agressiivne alla välja, et ei hakka vastu punnima, vastu jonnima, kui meie siis kauplemissessiooni ajal näiteks turg siin juba käis sees ära ja turg siis plaanib veel edasi langeda. Et ei hakka siit iga selle liikumise pealt siis endale leiutama või välja mõtlema seda ostukohta, et nüüd turg pöörab. Ei pööra. Et seda langevat nuga nii-öelda ei ole mõtet püüda. Ja kui turg tõuseb niimoodi agressiivselt, siis mina nimetan seda raketi peatamiseks, et ei ole mõtet ka raketile ette hüpata, et raketti peatada. Et kui ta tõuseb, liigub, siis ta liigub. Et ootame ära siis esimese nii-öelda suurema ajaraami selgema signaali, et kas turg kavatseb siis peatuda või peale peatumist siis kukkuda allapoole. Et jah, sellised liikumised siis täna turul ja mõlemal siis paaril, mida mina kõige rohkem jälgin, siis GBP ja EUR, et turg on ilusti need supply demand alad täitnud, siin jõuti ka siis EURil, jõuti suurema ajaraami fair value cap'i ja järgmine ala on meil siin allpool, ehk see annab ka siis indikatsiooni, et GBP USD võiks ka veel langeda ja euro võiks ka veel langeda, tulla siia fair value cap'i rohkem sisse ja siit siis saada nii-öelda oma tõuke. Ma ei mäleta nüüd, kas ma märgin või ei märgi nüüd korrektselt. Mäletagi, kus siin see uudise koht oli vist see sama küünal. Et väikse riskantse nii-öelda tehingu mina ise siin võtsin, ma ei soovita uudiseid kaubelda, aga siin osas nii-öelda võtsin. Pisike liikumine, entry oligi kuskilt siit sammuselt alast ja sai kinni pandud umbes selle kõrguse peal. Et üli niisugune kiire, väike skalptehing. Ja see oli igas mõistes siis korrustada 15 minutit siis vastu trendi. Nii, vaatan vahepeal chati, ehk on mõned küsimused ka tulnud. Küsige veel, üks küsimus on done, et siis tean mina ka rääkida rohkem nendest teemadest, mis on teile vajalikud. Muidu ma räägin sellest, nendest teemadest, mis ma mõtlen, et võiks teil olla vaja või lähemalt võib-olla näha või tunda, aga ma ei tea, mis küsimused või mis takistused teil just hetkel ees on. Kui te ei oska küsida, kirjeldage enda olukorda. Läbi kirjeldamise saab ka väga palju infot juba kätte ja oskan ka siis paremini nii-öelda seda juhendamist anda või nõu anda, et mida teha või kuhu poole vaadata. Nii, aga 4 tunni peal on ikka struktuur bullish. Kui Fibo järgi vaadata, siis on teinud tagasi tõmbe 50-61 alasse. Mis paari või mis sa mõtled? GBP USD 4 tundi. Ja suures pildis ta on nii-öelda, kui siit vaadata. Suures pildis siit ta on bullish. Ja kui Fiboga ka, võtame siit sessioonide eest ära, natuke pildi puhtumaks. Kui vaadata Fiboga ka, hakata siit alt põhjast mõõtma, kus me siin kõige madalam põhi oli, ja seda väiksemat nii-öelda liikumist siin turg tegi, esimene korralikum tagasitõmme toimus meil siin. Turg liikus edasi, saame Fibo liigutada ka järgneva põhja peale. On ka tegelikult juba siin selles osas. Turg tegi siin
ja murdis jälle siis nii-öelda siin väiksemas pildis struktuuri üles poole, et praegu on väga palju zoomitud. Saame liigutada Fibo siiamaale ja nüüd siin selles punktis turg tagasitõmmet ei teinud 50 peale. Nüüd tegi siin korralikumalt, tegi Golden Zone'i, siin see osa siis tegi Golden Zone'i ja tekitas meile siis nii-öelda equal high. Ehk et enda Fibo põhja saame tuua siia punkti. Fibo tipp jääb enam samasse kõrgusesse, siin on vikid üle käinud. Ja turg tegi veel ühe tagasitõmbe kõrgemale. Saame liigutada Fibo endal siia põhja. Ja jälgida siit struktuuri, kas turg on teinud 50 tagasitõmbe. Siiamaani turg seda teinud ei ole. Mis tähendab, Fibo peame venitama üles poole. Ja kuni siis nüüd siia tipuni. Ehk et see on isegi veel suurem ajaraami. Võtaks puhtama pildi. Võtame siit. Selle keebeb uuesti. Nii. Siis on veits puhtam. Siit see põhi oli. Selle põhjaosas siis turg enda korralikku tagasitõmmet ei olnud teinud. Ja siit venitame Fibo siia ülesse. Et nüüd ta on jõudnud siia 50%-ni ja ootaks teda natukene veel langema. Ideaalis siis siia Golden Zone'i, siia vahemikku. Et siit sellest alast oleks kõige suurema huvipunktiga ala siis. Et siit tahaks näha siis turu reaktsiooni. Et tuleks selle allapoole ja jätkaks enda bullish liikumist. Ja see liikumine venib juba siin, vaatame kohe, et daily peale vast välja. Et kui me vaatame nüüd daily küünalde pilti, daily struktuuri, siis daily liikumine oli meil siin. Tekkisid equal high'd. 4 tunni peal leidsime enda nii-öelda põhja siit. Saame ka veel allapoole tõmmata, kui vaadata daily't. Ja siit alates siis võiks öelda, selles jalas ei ole turg enda tagasitõmmet teinud. Ja daily pilt, vaatame zoomi välja, siit läheb isegi weekly'sse. Nüüd suur pilt on loomulikult downtrendis ja daily'ga me samamoodi kogu see liikumine oli siis, võiks öelda pullback, on siiamaani siis nende 2 punkti vahel. Ehk tagasitõmme. Üks ajaraam mahub siis teise sisse ja mida väiksemale ajaraamil lähme, et meil on võimalik leida igalt ajaraamilt siis tehinguid. Ja kui me liiga palju ajaraame, siis omavahel risti-rästi paneme, vaatame, et liiga suureks selle mõtleb minna, siis me võime saada enda jaoks nii-öelda vastu rääkivaid infosid. Et üks on üles, teine alla, üks on üles, teine üles, kolmas alla, et kuhu poole nüüd see turg liigub. Et liiga kaugeks ei ole mõtet pilte jääda, et lihtsalt vaadata seda punkti, et kus maalt siis turg enda seda pullbacki veel teinud ei ole. Et hetkel ka siis daily on meil siin nii-öelda siis ka bullish signaaliga veel, senikaua kuni daily peal siis seda põhja siin näiteks murde. Ja väike pullback, see kõik on esialgu pullback, kuni turg siis siit allapoole edasi veel ei liigu. Kui liigub allapoole edasi, ideaalis murrab see põhja, siis see on nii-öelda downtrendi signaal kohe kindlalt. Nii, võtame nüüd siit pealt ära. Võtame korra 4 tundi uuesti. Ja 4 tunni peal siis ootaks nüüd turgud on omale poole. Siin oleks viimane 4 tunni supply demand. On meil siin. Sama ala peaks olema mul teisel graafikul siis välja joonistatud. Et siin on daily supply demand ja samas alas on ka siis weekly supply demand, 4 tunni supply demand on ka siin. Et kui märgime need ära, siis iga suurema ajaraami nii-öelda supply demandi siit leiame küll veits erinevate küünalde pealt, aga samas alas on siis neid supply demande hästi palju. Ja nüüd siin siis weekly. Et ootaks turgu tuleme siia ja see langeb kokku enam-vähem ka praegu nüüd siin eelneva struktuuri, siis väikse siseliikumise struktuuri punktiga. Et super ilus oleks näha siit, turgu tuleme sisse, kas ta nüüd sinna päris
daily või 4 tunni alasse välja ulatab või võib-olla vikiga käib ära, aga et siit siis jätkaks turg tõusu liikumist. Kuid ka siin weekly peal, weekly overviews minu meelest mainisin ka, et on meil tugev müüjate signaal siin üleval tipus. Et isegi kui turg teeb siit sükse lükke, liigub ülesse, siis nähes seda signaali siin, ma ei ootaks, et turg seda tippu siin nii lihtsasti siis ära murrab. Pigem ta võib teha mingi pullbacki, aga siit edasi langust. Aga mitu supply demand'i, siis ühes alas väga tugev ala, väga tugev tsoon, kus ootaks siis turgu pöörama. Et teeks, kui ta nüüd siia alla välja kukub, et turg siis teeks nüüd selle liikumise ja oleneb, mis ta siin põhja nüüd teeb, kui sügavale teeb, ütleme, et teeb umbes siiamaani, siis kogu selle liikumise osas ootaks vähemalt pullbacki ehk tagasi tõmmelt. Et siit turg läheks ülesse. Ja saame endal siin siis ka need 4 tunni näiteks supply demand'id välja märkida, et need oleksid meie targetid. Meie sihtmärgid, et kuhu maani siis me enda seda take profitit saaksin panna. Et mitte minna ka kohe ahneks ja sihtides kohe siit seda tippu. Et kui 15 minuti peale vaatate pilti. Turg võib, aga ei pruugi seda tippu siis murda. Et kindlam on vaadata neid väiksemaid vahepealseid supply demand alasid, et need oleksid targetid. Ja kui on võimalust, et mida turg nendes alades teeb, kui sinna jõuab. Et siis oleme turu liikumisega kaasas ja ühes suunas. Loodan, et see on siiamaani arusaadav, mõistetav. Et samasugune pilt on ka mul siis siin välja märgitud. Need samad alad, 4 tundi ja daily ja et kõik need supply demand alad on siin. Et siis super ilus oleks näha siit turgu tulema. Siia 4 tunni alani vähemalt välja. Et see oleks niisugune hea liikumine. Kui palju sinu strateegia järgi turg peab supply demand või fair value gap sisse tulema, et see ala ära kasutatud oleks? Fair value gapi turg võib siis puudutada mitu korda, kui kaubeldab fair value gapi. Ja rõhutan veel kord, fair value gapide eesmärk on saada täidetud, mis tähendab, et mingis ajahetkes turg täidab selle fair value gapi täielikult. Et fair value gapides võib olla mitmeid puuteid, kuid kui turg on seal, ütleme niisugune 50% peal ära käinud, kui on 50% fair value gapist täidetud, kõik oleneb ka fair value gapi suurusest, siis teist korda, kui turg sinnapoole liigub uuesti sinna fair value gap alasse, siis ma ei vaataks sealt enam samas suunas tehingut. Et kui esimesest jäi maha või see on kaasa ja kui turg teist korda sinna tuleb, siis ma ei vaataks sealt enam tehingut. Suur tõenäos on, et turg sõidab sealt fair value gapist läbi. Et fair value gapide puhul ma jälgin siis, või ütleme fair value gapi strateegiat või teooriat, ma rakendan kõige rohkem siis EURUSD peal. Et seal ma olen vaadanud, et fair value gapid, turg reageerib fair value gapides siis rohkem. Supply demandidega on aga teine teema, et kui turg puutub sinna ühe korra, siis on kõik. Siis on see supply demand kasutatud. Ja isegi, kui võib olla sellist olukorda, et turg saab sealt teist korda ka reaktsiooni ja läheb tõesti lendama, siis nii lihtsalt on. Jäin maha, siis on maha. Aga kui turg teist korda sinna supply demandi tuleb, siis sealt ma ei vaata enam tehingut. Et kui turg on ühe korra ära käinud, siis see on minu jaoks on kasutatud. Et need harvad juhud on, kui turg annab siis supply demand aladest mitu korda reaktsiooni. Vaatame korra, kas siit on väiksema laeraamile. Kas meil siin varasemalt oli või ei olnud. Võtta kas siit näiteks see, kus eelmise nädala kohta mul olid tehingud. Turg jõudis sisse, ta on näha, kuidas turg käitub siin supply demandis, siis see ala on minu jaoks kasutatud. Ja kui turg jätab maha, siis jätab, kui ei jäta, siis jätab maha järgmise supply demandi. Järgmine on siin märgitud.
Ja see on ka põhjus, miks ma neid siin on veits pikale läinud see. Et miks neid supply demand'e väga pikaks ja venita, et supply demand peaks siis olema pikendatud kuni esimese puuteni. Kui see on puude ära käinud, kas see vikk, siis sellest piisab, see ongi see puude ja kõik. Et siin ka kõik need samad supply demand'id. Siin oli meil allpool siis turg käis sees ära, kasutas ära. Üleval pool müügi supply demand'id, siin supply demand, turg käis sees, kasutas ära. Müügi supply demand, turg käis saba otsaga sees, kasutas ära. Siin ka supply demand, turg käis sees, kasutas ära. Ja siin nüüd see turuliikumine läkski siin juba tihedamaks. Ja siia nüüd, võtame need siit eelnevad eest ära. Nii, teeme need siit kohe puhtaks ära. Siin selles osas nüüd üleval tipus enam supply demand ei olnud. Esimene supply demand, kui siit 15 minuti pealt vaadata, zoomime lähemale sisse, et oleks ilusti näha, aru saada. Et minu reegel on see, et supply demand ja fair value gap peavad siis olema, et hästi väike fair value gap on meil siin vahel. Seega meie supply demand, märgin siin välja, siin ma ei ole teda märkinud, sest see ei olnud minu jaoks kaubeldav supply demand, fair value gap oli liiga väike. Et supply demand ala oleks olnud see siin. Ja täpselt sama teema, turg tuli sisse, kasutas selle ära, liikus eemale välja ja kõik. Ja peale seda siin mingi aeg siis toimus plahvatus. Ja siin ka müügi supply demandid, need on välja märgitud, need ei olnud ideaalsed tehingukohad, need see lihtsalt välja märkida. Ja kui nüüd siin seda punkti vaadata, toome selle replay'ga siia lähemale, siis ei pea nii palju kerima. Võtame siia. Et need on 15 minuti supply demandid. Ja kui lähme 1 minuti peale, siis kui turg on meil siit, siis ei olnud supply demandi. Ja mul on tehing. Ütleme, turg siin liigub siis nii nagu siin liikus. Mul on tehing, esimesega tuli võib-olla stop loss. Mul on teine ala ka siin. Turg tuli sisse, tehing aktiveeritud. Ilusti jookseb ja turg liikus tagasi ülesse. Antud punktis oleks minu tehing siis, kui ma väga nagu tihedalt skalpi teen, siis ma liigutan enda stop lossi hästi kiiresti break evenisse natuke peale, sest siin punktis oleks minu tehing niikuinii välja juba võetud. Aga kuna siin käis turg sees ära ja nüüd turg tuli siia teist korda, siis siit mitte mingil juhul enam tehingut ei vaataks. Mitte mingil juhul. Et meil on esimene kasutus juba eelnevalt toimunud. Võtame need teist ära. Siin turg kasutas juba selle supply demandi ära. Siin jõudis turg teist korda sisse. Mitte mingil juhul ei võta siit tehingut. Isegi kui turg siit sööstab minema. Kui ta läheb, siis läheb, nii lihtsalt on. Tuleb kõik olnud kellaajast, tuleb samal päeval või tuleb järgmine päev, järgmine nädal. Uusi tehinguid, uusi võimalusi tuleb küll ja veel. Et ei pea rapsima selle ühe nii-öelda siis tehingu pärast. Et ei hakka nii-öelda järgi jooksma. Nii, vaatame, kus siin see koht oli, kus 1 minuti piltis ka. Nii, tipp on siin. Siin näiteks ka eelmise nädala liikumised olid. Jäin ise maha. Et väike nii-öelda tehing siin sai võetud. Et ootasin turgu minema allapoole ja tekkis juba siin tunne, et turg ei taha rohkem allapoole minna. Siit sai, kas sai, jah, väike profit sai siit kätte. Et turg ei taha allapoole minna, kuid ei olnud piisavalt kinnitust, et minna ka nii-öelda siis nüüd uptrendi suunda ehk üles poole. Ja turg hakkas siit ära lendama. Turg lendas siit minema. Põmm, läks. Jäin maha. Oligi kõik see, mis ta siin oli? Neljapäev, reede, 0 tehingute päeva. Lihtsalt ei võtnud, sest turg pani sihukese hooga minema ja siin tipus ma ei tahaks veel tehingut võtta, ma tahaks näha selgemat signaali ja turg austaks siis mingeid alasid. Ja juhtus ka siin siis, et turg sööstis siit ka suht kähku minema.
ja need on 15 minuti supply demand'id, need on huvialad ja ma ootan turgu tulema huvialasse. Kui ta jõuab siia, siis ma vaatan, mida turg teeb, et siit minna tehingusse. Või kui aega ei ole, panen siis ootel tehingu, limit orderi või pending orderi ja ootan, et turg selle aktiveeriks. Saagu, mis saab. Kas tuleb siis kasum või kahjum? Mõndade nende alade peal oli ka mul nii-öelda ootel tehinguid, kuid nagu siin näha, turg ei jõudnud sisse. Pani minema. Mitte ühtegi neist aladest turg ei tulnud siis retestima, et oleks andnud võimaluse kaasa minna. Ja nii lihtsalt on. Ei olnud kinnitust, ei olnud, ma ei saanud enda nii-öelda strateegia confirmation checklisti, ma ei saanud teha linnukest ära, et jah, pullback on, turg jõudis alasse, küünne signaal ka võib-olla väiksemal ajaramil olemas ja neid ei ole, siis ei ole ka tehing kohta. Et ei hakka lihtsalt jooksma. Sest kui, ütleme näiteks niimoodi, et nagu siin, turg jättis meil ala maha ja näen siin pullbacki ja turg tõmbab üles tagasi, otsustan siin minna tehingusse, siis mul on kogu see liikumine, selle osas on pullback tegemata, tagasitõmmend tegemata, turg ei ole teinud tagasitõmmend. Turg võib teha mul siit sükse nii-öelda tillika, liigub ülesse ja siis tuleb alla. Ja saan end stop lossi kätte ja siit saab siis reaktsiooni, võib-olla tuleb supply demand'i ka ja enam ei julge minna tehingusse. Sest üks kaotus on käes ja nüüd jõudis siia alasse, ometi kõik linnukesed on nüüd checkitud, kõik on olemas, kõik vastab täpselt strateegia reeglitele, et siit tuleks minna nüüd tehingusse ja üks kaotus käes või juba 2 kaotus käes ja nüüd enam ei julge. Just sellepärast, et siin käitusid emotsionaalselt, läksid eufoorias sisse, et äkki turg paneb veel ülesse ja said oma kaotused kätte. Ja hiljem, kui kõik nii-öelda klapib, kõik joondub, siis enam ei julge ühtegi tehingut võtta. Ja nähes siis hiljem, et turg ikkagi nii-öelda liikus sinu seda ette nähtud suunas. Aga sinna punkti jõuab, et ka need, kui tehing läks, siis läks, kui turg läks, siis läks, las ta läheb. Sinna punkti jõuab ainult läbi backtestimise ja läbi praktiseerimise. Et kas või demokontoga tähtis on see, et kas te kauplete arvutis või kauplete telefonis, vahet ei ole, et te osaleksite pea igapäevaselt turu liikumistes. Hea oleks seda teha alguses demokontoga. Aga et mitte lihtsalt nii-öelda märkida alasid, sest siin ei ole emotsioone. Aga demokontoga juba tekivad mingisugused emotsioonid. Veel parem on see, kui te teete demokonto siis kuskil ütleme propfirmis, et funded konto siis demokonto. Näiteks Funded Next pakub ka siis demokonto võimalust. Ehk et te peate harjutama kauplemist siis nende nii-öelda kapitaliettevõtete reeglite järgi, propfirmide reeglite järgi. Seda on juba demokontol hea praktiseerida, harjutada. See endal sisse, et ei tuleks üllatusi, kui te nüüd otsustate endal osta siis mingisuguse ligipääsu teab mis iganes suuruses kontole, et see teil enam-vähem selle esimese 5 liigutusega siis kohe vastu taevastel lendeks. Või esimese 2, et riskid liiga suurelt või rikute reegleid siis ridamisi. Et hea oleks siis harjutada. Nii. Vaatan vaadal chati. Kirjeldan enda olukorda. Kui võtta tehingud market executioniga, siis tulevad iga kord emotsiooni mängu ja hakkan kahtlema, kas võtta tehing või mitte. Või on üldse maha üsna tihti tehingutest. Limitorderitega seda probleemi pole eriti, aga siin tuleb stop loss rohkem. Ja, limitorderitega tuleb. Et võib seda tulla, aga jällegi on see, et miks ta tuleb. Et kuhu me panime enda limitorderi. Et võtame kas või siit selle downtrendi suunas liikumise. Et kus ma panin enda limitorderi. Kas mul oli välja märgitud huviala? Nagu siin näiteks need. Kas mul oli välja märgitud huvialad? Või ma panin enda limitorderi näiteks siia vahepeale, 50% peale, kuhu siin turg vist sabaotsaga vist jõudis ka.
jah, siit võib-olla oleks saanud, siit tipust võib-olla kaasa, väga sniper entry oleks saanud. Et panin näiteks enda tehingu kuskile siia keskele ja stop loss ka kohe siia peale. Siis me peame juba teadvustama, kui me siin liikumise, selle liikumise keskel, selle struktuuri, nende kahe struktuuripunkti keskel, paneme endal tehingu ja stop lossi nii lähedale, siis me peame enda jaoks teadvustama, tajuma seda, et me stop loss on väga-väga ohtliku koha peal. Et turg loomulikult tuleb siia sisse, aktiveerib meie tehingu suure tõenäosusega, sest me oleme poole pealsel liikumises. Aga turg võib liikuda ülespoole ka, sest kas või nende Fiboga võttes, siis golden zone jääb siia ülespoole. Ehk turg võib tulla ülespoole ka veel oma lemmikalasse ja sealt saada hoopis reaktsiooni. Et kui stop loss panna, stop loss on alati turvaline panna eelnevast struktuuripunkti peale. Seal on ta ohutu. Küsimus on selles, kas see risk reward, võtame kas see siit, paneme siia müügitehingu näite, võtame selle eest ära, teeme siis täpsema. Tegelikult, võtame puhta pildi. Nii, siin on postpilt. Ehk et need kaks struktuuripunkti oleks nagu need sihid siis. Ja kui me otsustame siit keskelt minna tehingusse, et siin on ka supply demand ala, otsustame siit minna tehingusse, nagu panna täpselt supply demand ala algusesse, siis jah, oleks siit saanud nii-öelda tehingusse kaasa. Et kui me paneme selliselt enda tehingu ja esimene target oleks meil siin, struktuuripõhi, siis kas mind rahuldab see risk reward, see riskitulu suhe? Põhimõtteliselt üks ühele. Et kas ma tahaksin sellist tehingut võtta? Ei tahaks. Üks ühele ei ole väga hea tehing. Et sellised tehingud ei tahaks võtta, kui ma panen ta limit orderina. Eelistatult tahaks saada suuremat tehingut. Ehk et Fibo peale. See on jah, üle 50%. Võib välja mängida, võib ka mitte välja mängida. Üleval pool on ka supply demand ala. Ehk et eelistatum entry oleks siin. Ja see risk reward on juba tükimaad parem. Stop loss on ka kõvasti väiksem. Sellised tehingud tahaks võtta iga päev. See oleks jumala maasikas. Et neid tahaks võtta. Et peame teadvustama seda ka siis nende limit orderitega, et kuhu me need paneme. Kas paneme 50% peale ja kuhu me paneme stop lossi. Et võimalus on see, et me näiteks paneme üks tehing siia, stop loss siis siia supply demand'i peale, siin seda nii-öelda põhja, et see oleks nii-öelda üks ooteltehing, ütleme siis näiteks selles ühes päevas plaanin riskida 1%-ga, võtame siit lähemale korra, teeme suuremaks, märgime siit selle ala välja ka siis, et oleks pilt selge. Nii, on. Märgime ülemise ka. Siin on isegi 2 tükki. Siin üleval ka nibin-nabin üks. Aga seda kõige ülemist ei märgi, see on juba suht ekstreemumis. Et nii kõrgelt ka ei tahaks enam võtta. Et üks tehing näiteks siit, selle supply demand'i pealt ja teine ooteltehing siin. Selle supply demand'i peal ja stop loss siia ülesse, mitte ala peale, kuna struktuuripunkt on juba lähemal, vaid siia ülesse. Target, ehk siis sihtmärk TP oleks mõlemal üks. Ühe risk reward kauem punkti oma 4,39 ja alumise lähem oma 3,62. Ja nende kahe tehingu vahel, kui ma olen välja märkinud, siis enda selle riski summa, kui mul on näiteks 10 000 konto, ja 1% on 100 eurot või dollarit, siis selle riski summa, millega ma plaanin riskida nii-öelda siis see päeva jooksul, et kui ma võtangi näiteks iga päev ainult ühe tehingu, et ei võta mitu tehingut, aga nüüd, kui ma panen näiteks 2 tehingut, ja ütleme, ma varasemalt olen plaaninud see riskida, ütleme 50 euro või dollariga, siis selle 50 teen ma pooleks ja arvutan välja siis, mis oleks lot suurus siis selle 23 pipise stop lossiga ja mis oleks lot suurus 28,4 pipise stop lossiga.
kui ma kasutan limit orderit. Limit orderite ooteltehingute puhul siis 1 minuti peale, 5 minuti peale väga mõtet ei ole minna. Et analüüs ja entry siis samal ajaraamil, sest limit order mõte on see, et meil ei ole aega olla graafikute taga ja vaadata turu liikumist. Aga selle summa, millega ma siis plaanin riskida selles päevas, selle jaotan nende 2 tehingu vahel ära. Ja kui üks läheb stop lossi, üks tehing, ütleme, ei kandnud vilja ja turg tuli sisse, aktiveeris, liikus veel üles poole, siis teine tehing kandis vilja ja liigub kasumisse. Mis tähendab, et siit nii-öelda siis 4,39 üleüldine riskitulu suhe, risk to reward, mis tähendab, et terve päeva võit on siis 3,39. Oleks see risk to reward terve päeva kohta. Ühe tehingu kaotasin, ühe võitsin, riskitulu suhe siis ühel oli suurem ja siit nii-öelda eest numbrisse 4-1 maha, 3,39 oleks siis kogu päeva kohta. Ja ei ole rohkemat vaja. Aga me peame teadvustama seda, et kui me niimoodi neid tehinguid endale paneme, et see esimene tehing, olenevad sellest siis, kus see positsioneerub, kas ta on see 50 joone juures või mitte, see esimene tehing ei pruugi välja mängida. Et see võib minna väga-väga lihtsasti siis stop lossi. Et kui võtta ka Fibo peale siit, päris viki tippu ei saanud, et meie stop loss jääb siia golden zone'i. Et turg võib siis siia 61-78% ulatusse välja tulla. Et esimene on meil riskialas siis. Et selliselt jaotada neid ooteltehinguid. Ehk läks natuke täpsemaks selgemaks. Ja eks need emotsioonid tulevad, isegi kui panete market executioni, jälgite graafikut, siis kõige tähtsam selle asja juures on see, et te järgite enda strateegiat, endale kehtestatud reegleid. Neid tuleb ülima piinlikkusega jälgida. Et täpselt nagu mul siin nendes liikumistes, võtame selle suisa-puisa graafiku nüüd, nagu minu nendes liikumistes, siis ootasin turgu tulema siia supply demand'i, kui turg hakkas siit alla liikuma, et siit tuleks turg teeks üles tõmbe ja siis liiguks alla. Turg siia tulnud, ei jõudnud minu alasse sisse, ei jõudnud minu ooteltehinguni. Nii lihtsalt on. Turg läks ära. Murdis struktuuri. Minu reeglid ei saanud täidetud ja ei saanud market execution ka, et turg oleks liikunud siia, siis oleks vaadanud väiksemat pilti, mida turg nüüd siin alas teeb. Ja turg liikus alla, murdis siit seda struktuuri. Signaal down trendiks. Ja ootan pullbacki, kui turg on jõudnud, siis mul siia järgmisse nii-öelda vastupidi suunaga alasse, ostualasse, jälgin turgu, mida siin teeb. Kas mul on siis siit alast vala lähedalt võimalik võtta nii-öelda seda pullbacki, et kui siin turg juba hakkas siis down trendi printima, et kas mul on võimalik võtta siit seda vastu signaali, vastu liikumist, seda pullbacki. Kõik oleneb ka kella ajast. Siin oli ta 12, 12 vahel, oli turg siin põhjas, ehk et siin oleks olnud siis võib-olla võimalus minna siis market executioniga ja siin nüüd, kui siit nii-öelda teadlikult võtta vastu trendi tehing, tõmban siia gunboxi peale, siis siin maksimum oleks 50%. See oleks turvaline tsoon. Või siis, nagu siin välja märgitud, supply demand. Et esimene nii-öelda huviala vastupidises liikumises. See mul siin välja märgitud ei olnud, et see on minu huviala. Aga nii-öelda vahetargetiteks need supply demandid saavad samamoodi olla. Sihtmärk siin. Ja seda ülemist ma ei sihiks esialgu. Vaid siit nii-öelda selles pullbackis, turg on meil juba printinud down trendi, et selles pullbackis sihiks seda esimest, et turg jõuks sinna maani. Ja ongi kogu tehing. Ja kui turg jõuab, siis nüüd siia sellesse supply demandi, nagu ta siin jõudis, siis siin ma saan jälle vaadata neid signaale, mida turg mul maha jätab, et võib-olla saan siit minna nüüd siis tehingusse
ja ootusega, et turg murraks seda struktuuri ja liiguks siia alumiste supply demandideni välja. Et 15 minutit on siin see peenikene ja 4 tundi siin all, ehk et suurem ajaraami supply demand, see oleks nii-öelda suurem target. Et kui siit võtame selle gunboxi ära, paneme müügitehingu, et kui siit sellest supply demandist väiksemal ajaraamil saad enda entry, võib-olla siit kuskilt poole pealt said, stop loss tuleks siia sammusele liikumise ülesse või siis siia selle supply demandi, kui see on välja märgitud siia ülesse. Esimene siht oleks siin see põhi ja järgmine siht oleks siis 4 tunni supply demand. Kõik, siiamaani. Mitte rohkem. Sest ma ei tea, mille turg siin teeb. Siin oli kellaaeg hakkas ka juba peale 6-7 juba saama. Ja turg näitas siin konsolideerumist, näitas mingisugust vastupanu. Ehk et ma tahaks olla siin nii-öelda väiksemal ajaramise 1 minuti, 5 minuti peal on ta külg liikumine. Siin ma ei tahaks enam tehingus olla. Või isegi kui olen, siis enda stop lossi tooks kohe kindlasti siia maale. Mis teeb siis üleüldiseks riskiks siin 2,6. Tooks siia maale, et loovutan natukene raha tagasi turule, kui turg plaanib ülespoole tulla. Ja kui mul on aega ja suudan nii-öelda olla, siis saan turgu jälitada. Ehk et minu stop loss, nii võtan marker uuesti, stop loss kui oli siin, turg murrab siis väiksemal ajaraamil siin struktuuri alla poole, teeb enda pullbacki ja liigub siit veel alla poole, ehk et siin on kell on siin 9:30, mingi kell tuleb magama ka minna lõpuks ja siin maal turg nii-öelda liikus nõks alla poole, ta võib siit üles tulla uuesti või võib ka allapoole minna, siis selleks antud hetkeks ma tooks enda stop lossi siia peale. Kui turg läheb siit hommikuks veel, ehk ei võta minu tehingut välja, siis on super hästi. Hommikul ärkad ülesse, MetaTrader on lõhki sinine, täiesti hulluks läheb, hakkad mõtlema võib-olla seda, et ühe tehinguga teed kogu selle hindamisfaasi, evaluation faasi teed ära, et kas rikud mingid reeglid ei riku, et kõik on jumala okidoki ja suured summad nii-öelda sillaride vedees, et kui hommikuks on siuke pilt. Kui turg tuleb, võtab välja, nagu siin tuli, saba otsaga võttis välja, siis võttis välja. Mis tähendab, et selles punktis siin, siis üleüldine 3,75, selle üle tasub olla ülimalt õnnelik, ülimalt rahulik. Et siin võttis turg välja ja ootad uut võimalust. Vaatad uued positsioonid, et kus siis turg võiks signaali saada. Siin oli meil see pullback ja kogu liikumine on siis siia alla ja siit turg siis liikus vaikselt ülesse. Ehk et järgmine liikumine on nüüd see vahemik siin. Ja kas mul on siin nii-öelda siis, kui 15 minutit on, loodan, näitab internet connection unstable, loodan, et ei haki. Et kas mul on siin neid supply demande, kui ma 15 minuti peal teen enda analüüsi, mitte suurema, kas on supply demande, üks on siin, ja kui me vaatame siit kogu seda liikumist alla poole, kas siin osas on, siis siin mitte ühtegi supply demand ei ole. Ehk et see ülemine ala ongi minu supply demand. Ja kui ma ootan market executioni, siis ma ootan turgu tulema sinna, et siis läks alla. Ja turg seda teinud, tegi siis pullbacki sama, ütleme siis Wiki tipu peale ja murdi selle struktuuri alla poole. Siin, jah, hommikupoolik juba läks mööda. Et öö ka, siin oleks juba hommikuks olnud siis see liikumine juba selgem. Ja turg liikus edasi, mis seal ikka? Liigub edasi, siis liigub edasi. Ja nüüd ongi siin see siis meie tänane päev, kus turg siis koolinal kukkus alla. See kõik on üks liikumine. See kõik on üks liikumine ja siin oleks siis niuke keskpunkt, kumaani turg esialgu target, kui siit nii-öelda seda pullbacki vaadata, oleks siia. Ja samamoodi siis siin väiksemal ajaraamil 15 minuti peal saame välja märkida enda need supply demand alad, mida siis turg veel täitnud ei ole. Vaatan, kuidas siit märgime ta, võtan puhta pildi. Nii, GBP, sama liikumine. Et fair value gap peab olema siis ka
komplektis nii-öelda. Supply demand siin. Siin meil oli supply demand, aga siin on turg end sabaotsaga sees, ehk et see ala minu jaoks enam ei ole huvitav ja siit ma ei taha tehingud võtta. Ja täpselt sama asi toimus siis siin. Siin oli meil supply demand. Turg, kes siin sabaga sees, ehk et see ala on ka kasutatud. Ja siin ei ole siis selles piirkonnas ei ole ühtegi supply demandi, vaatame allapoole. Siin põhimõtteliselt fair value gap ei ole ja rohkem ei olegi supply demand siin, selles jalas 15 minuti peal. Ehk et see oleks nii-öelda huviala, kui turg siin jõuab, mis iganes liikumisega teeb. Kui üldse jõuab, siis siin vaataks nüüd 1 minuti pilti. Kui turg siin jõuab, mis ta siin teeb? Et saada siit siis potentsiaalne enteri müügiks, et turg jätkaks alla liikumist. Rohkem alasid siin hetkel ei paista. Nii, vaatan korra chati edasi. Mulle ka vist aga market execution sobi, olen day trader, teen oma analüüsi 4 tunni peal, ootan 15 minuti peal vastassuunas struktuuri murdumise ära ja panen limit orderi. Kui seda kinnitust ei saa, siis ootan uut võimalust. Jah, just, väga tubli, super lõks. Just niimoodi, et väga hea distsiplineeritud käitumine. Kui turg võtab kaasa, võtab, kui võta, siis võta. Kui tuleb kaotus, siis tuleb kaotus. Saan analüüsida enda siis seda kaotustehingut, et miks turg selle siis ära võttis, kas minu enter oli kehva koha peal, oli ta mul siis nii-öelda premium alas, ei olnud kõige parema koha peal, või siis turg otsustas oma trendi pöörata, või tulid mingid suured uudised. Et saan analüüsida enda tehingut siis hiljem tagant järgi. Ma pole siin ainuke. Limit orderiga peab olema veelgi karmim strateegias. Jah, et limit orderiga võiks püüda siis võib-olla neid suuremaid soodusala tehinguid. Mitte väga sealt, jah, nagu siin vaatasime 50% pealt, nagu siin oli, turg võib 50% pealt ka kaasa haarata. Et kas võtta 50 või võtta sealt nii-öelda siis golden zone'ist, et võtta sealt tehinguid ja tähtis on, et teie konto, kas teil on siis funded konto või mitte, tähtis on, et teie konto jääks ellu, ehk et see riskisumma siis jaotage ära nende tehingute vahel, mis te need limit orderid võtate. Et kas siis 1% päevas on teie üleüldine risk või on teie üleüldine risk ühes päevas, ma ei tea, 3%, 4%, et mis need kontoreeglid ka on, ma tean, et Fund Nextil on vist 4% on ühes päevas. Päris 4 ei arvestaks, võib-olla võtaks 3%, et see tähendab siis 3% ehk 300, kui on 10 000 konto. 300 on teil siis ühe päeva nii-öelda tehingutesse minemise summa. Ja selle 300 saate tehingute vahel ära jaotada, kas siis on üks valuutapaar või on mitu valuutapaari, et jaotage see summa nende tehingute vahel ära. Ja teadvustada tuleb muidugi seda, need kõik võivad minna siis stop lossi. Ehk et seal on potentsiaal, et 3% võite ära pühkida enda kontolt. Väga vabalt võib juhtuda. Olen ise seda algusfaasides teinud kui palju. Et seda on juhtunud. Ja siis tuleb nii-öelda tasapisi tagasi ehitada. Ja kui 3% on läinud, siis oleneb, mis see üleüldine kaotusprotsent teil on, kas ta on 8% või 10%, siis teate, et teil on sealt järgi 5% veel või 7% veel, et konto veel kadunud ei ole, aga tasub siis neid piire ka nii-öelda meeles pidada, et mille vahel te mängite. Nii, kus ma vein? US30 NAS tegid täna enne kella 5 skalperitele super siniseid liikumisi. Olin ka temaga US30 21% pluss, sellist liikumist pole ammu näinud. Jah, turud on praegu hullud. Turud on väga hullud. Et Trumpi tariifid pöörasid kõik pahumpidi. Et isegi NFP kaotas oma väärtuse. NFP ei avaldanud põhimõtteliselt mitte mingit mõju. Et Trumpi tariifid tegid oma töö ikka nii ära, et NFP oli täiesti tühine.
aga siin sama asi, et hea, et sa Kaido selle välja teid. 21%, et kui teil juhtub ühe tehinguga see, siis ma tean, et osadel prop-firmidel on see reegel, et üks tehing ei tohi olla siis teistest märkimisväärselt suurem. Ehk et kui teil teised tehingud on teinud seal, ütleme 0,5% kasumit ja 0,25% kasumit, 0,4% kasumit, kuskil sihukestes vahemikes, võib-olla 1%, aga ei ole väga suuremaks läinud. Ja siis teil tuleb üks tehing 10% pluss. Siis osadel prop-firmidel on reegel, et üks tehing ei tohi olla suurem. Ja see sama reegli nii-öelda rikkumine siis võib viia konto kaotuseni. Et tasub ka selles punktis olla tähelepanelik. Selle jaoks on ka need take profitid. Et kui te funded konto peal olete, et numbrid on super ilus näha, aga funded kontodel on oma reeglid. Kui teil on oma rahakott, on teil ta kuskil Vantage'is või kus iganes, oma rahakoti peal, siis seal ei ole piire. Seal andke kuuma nii, kus tuleb. Et seal ühe tehinguga kas või, ma ei tea, 60% kasumit tõmmata, mitte ükski reegel seda ei keela. Et seal on vabadus. Raha peale ma väga ei mõtlegi enam, pigem loodan, et tehing õnnestuks. Jah, väga hea, et raha peale või raha taga ajada jah ei tasu, aga kui te panete enda stop losse, näiteks nagu siin, kui te panete stop losse endal paika, siis stop lossi puhul, ja me tean, et alguses õpetatakse ja on ka meil nii-öelda nendes, kes tulevad uued liikmed, siis on nendes läbitavates seeriates on ka sellest juttu ja Ralf räägib sellest hästi palju, et kasutage nii-öelda fixed lot size, et kasutate siis kogu aeg konstantset lotti, aga kujutage ette, kui te stop loss ei ole kogu aeg konstantne. Kord on ta selline, kord on selline, kord on selline, kord on selline, siis iga kord, kui te kasutate täpselt sama lot suurust, siis see stop lossi väärtus rahalise mõistes on ka iga kord erinev. Sellise stop lossiga, kui siuke stop loss tuleb, võib-olla teil ei juhtu midagi, kaotate 0,5%, võib-olla 1% enda konto suurusest. Sellisega on konto läinud. Kui te kasutate siis ühesugust lot suurust kogu aeg. Sellepärast on vajalik välja arvutada ja teada enda stop lossi rahalist väärtust. Eriti kui te kauplete siis funded kontodega. Ja MetaTrader 5 ma panin, peaks olema Forex chatis ka mõlemad videod, et kuidas siis MetaTrader 5, ma ei tea, kas 4 seda andis, aga MetaTrader 5 abil, et te ei pea eraldi arvutama, aga te saate nii-öelda limit orderit kasutades seal, et te pea seda limit orderit nii-öelda siis aktiveerima, aga limit orderiga te saate ära mõõta või vaadata selle vahemiku, et kui te stop loss on selline, et milline see lot peaks olema, te saate selle lot numbriga seal mängida, kuni see stop lossi summa, mida teile siis presenteeritakse seal, et see summa vastab siis teie valitud riskile. Ja siis, kui see on nii-öelda paigas ja turg on endiselt teile soosiva koha peal, siis panete market execution'i, lot on teil selge olemas, paika, market execution ja siis liigutate enda stop lossi sinna, kus te tahtsite. Et hea, lihtne, kiire moodus. Ise kasutan ka seda, ei viitsi kogu aeg arvutada, siis see on ülimalt kiire viis, kuidas saada enda lot paika õigeks, et te ei riskiks üle aru ega ka liiga vähe, et te toimuks siis seda nii-öelda take profiti ulmelistesse kaugustesse viimist. Minutis kalbi küldiselt ongi maks 1-2% ühe tehinguga. Jah, väga hea. Aga kui sul tuleb 2 tehingut, 2% tehingut järjest stop lossi, siis võib olla juba päris kriitiline seis, kui on funded konto. Et päeva normis siis, päeva piires. Et jah, omad reeglid peavad olema siis väga raudselt paigas, et neid ei tohi siis rikkuda, selle jaoks ongi strateegia, et te töötate välja. Kui jah, praegu turg siis 15 minuti peal on ta downtrendis,
et turg muutuks uptrendi suunaliseks, siis turg peab selle punkti siit murdma. Ehk et turg peaks tegema mingisuguse liigutuse, et siis ideaalis kuskilt siit pullbackist minna ostupoolele sisse. Kuid hetkel on ta downtrendis. Ja usun, et ta natukene langab veel, ehk et selle jala osas on meil siis võimalus veel võtta tehinguid. Ehk et kui turg tuleb teeb enda pullbacki, näiteks siia supply demand'i, siis siit oleks hea tehingu võimalus veel downtrendi suunaks. Märgin ta siia lihtsalt peale, vaatame, kuhu maani tuli. Siin on vist suurem ajaraami. Vaatame korra, kas meil on see tekstiga lisanud. 4 tunni supply demand on meil seal. Laename siit ülevalt. Märgime siia 15 minutiga oma kaara, täpsemalt paika. Nii. 15 minuti supply demand oleks siin. Panen siia lihtsalt näidiseks ootel tehingu. Ala algusesse võib nõks alla. Kui turg otsustab ainult vikiga siin lähedal õrritamas käia, et siis saaks nii-öelda tehingu kaasa. Agressiivne stop loss oleks siin peal. Turvaline oleks siin üleval. Minu stop loss maksimum on 20 pippi. Seega teeb suhteliselt siia ala lõppu. Paneme niimoodi 20,3 jääb siis. Target ehk sihtmärk oleks siin see põhi. Turg võiks selle siit murda. See oleks see nii-öelda üldsiht. Et turvaline stop oleks siis siin üleval. Agressiivne oleks siin samuse ala peal. Ja ideaalne oleks, kui turg siia jõuab, siis minna väiksemale ajaraamile, vaadata turu liikumist siin lähemalt. Et saada see kinnitus, et näiteks 1 minuti peal siis, kui turg tuleb, et saada 1 minuti peal siis kinnitus, et turg nüüd tahab allapoole minna. Ja siis minna alles tehingusse. Siis on meil võimalus panna stop loss juba siia ülesse. Ja lasta siin siis turul mängida, kui turg siis seda stsenaariumit otsustab nii-öelda siis välja mängida. Aga see oleks üks nii-öelda väljavaade praegu siin selles liikumises. Loomulikult, kui me vaatame välja 4 tunni peale, siis ühel hetkel turg peab tulema kogu selle suhteliselt agressiivse kukkumisos enda tagasitõmmet tegema. Ehk et mingil maal turg peab tulema siia tagasi. Turg peab tulema enda pullbacki enda tagasitõmmet tegema. Ja siis kas ta langeb alla edasi või jätkab üles liikumist. Aga selle tagasitõmbe turg peab tegema. Ja mitte pea, vaid teeb kindlasti. Aga praegu veel ütleks, et natukene seda langemismaad on. Vaatame korra, kas meil siin ei olegi. See ongi kõrgem viki koht. Et natukene langemismaad justkui nagu veel oleks, et turg võiks tulla veel allapoole, siis oleks ka struktuuri mõistes ka mõnetine kohtumine toimunud. Eks siin selles punktis ja järgmine punkt oleks siin, kuumaani, kui turg langeb, kui ta siit tuleb veel allapoole, siis kui siit alasid ei osta, siis ootaks turgu tulema siia, et siit saada mingi tõuge ülesse. Ja et siis suure tõenäosusega läheksime kogu selle liikumise nii-öelda siis pullback faasi. Aga see oleks nii-öelda siis ootus. Nii. Tunnika täis. Vaatan, et rohkem küsimusi ei ole tulnud. Et väga head küsimused olid. Loodan, et saite infot juurde, täpsustusi juurde, mida vaadata, mida oodata ja kuidas enda mindseti või enda mõistust, enda emotsioone siis ka rohkem talitseda, et mida teha, kuidas teha ja kuidas enda riski jaotada. Sest kui teil on ka enda see riskisumma on teil jaotatud nende tehingute peale, siis see annab ka teile emotsionaalsel tasandil natukene rahulikust juurde. Ehk et te ei pea pablama nüüd seda, et kui teil on näiteks 2 tehingut sees
et mõlemad lähevad stop lossi ja nüüd on 2% kaotust. Või kui mõlemad lähevad stop lossi, siis on kas 1% või 0,5% näiteks ainult nende kahe kaotuse peale kokku. Et ei pea siis muretsema sellepärast, et konto nüüd on ilgelt suures miinuses või üldse õhku lendamas. Et rakendage neid ja mida rohkem igapäevaselt, kas või demo kontoga turgudelt osa võtate, siis seda paremaks te muutute, seda osavamaks te muutute, seda rohkem te kogete just emotsionaalsel tasandil ka ja seda kindlamaks muutute ka enda strateegia suhtes. Ja teil tekib justkui see vaistu tunne, et teinekord ongi, nagu mul siin oli täna, et teil tekib justkui see sisemine vaistu tunne, et turg kuskil punktis võib siis teha liikumise. Ja siin mul oli nii-öelda tehing sees, sai liikumise kaasa ja seesama vaist, mis siis ajapikku väga-väga pika nii-öelda praktiseerimise tulemusel on selliseks kujunenud, et turg liikus siit üles, tegi enda viki, jäi tantsima. Et siin see nii-öelda sisemine hääl, kuulakegi seda, et siin võib juhtuda see, et turg ei lähe ülesse. Et jah, siit tuli suur hüpe, suur agressiivne hüpe, kuid see on 1 minuti peal. Ja turg ei pruugi siit minna ülesse, et ma võtan tehingu välja. Ja siin võtsin tehingu välja, tulin natuke hiljem vaatama, siis turg oligi juba kukkunud allapoole. Et see tunnetus ka siis tekib ajapikku. Ta võtab aega, aga mida rohkem praktiseerite, seda rohkem ja kiiremini see tekkima hakkab ja paremaks ka teie muutute. Vot, aga siinkohal tõmbaks otsad kokku. Valmistage ette enda küsimused kolmapäevaks, et kolmapäevane kõne oleks veel ägedam, veel sisukam, et ma saaksin teile veel rohkem väärtust, teadmisi, mis iganes edasi anda, jagada enda kogemuste baasil ja mida ma olen kõike õppinud kõigapoolt mujalt, et ka teie liiguksite siis kiiremini edasi, et kõik on teie enda hüvanguks, et tehke tööd enda nimel, siis liigute ka kiiremini enda unistuste ja eesmärkide poole. Seniks ka soovin teile õppimisrohket, sinist, tulemuslikku rohket ja kasumlikku nädala jätku ja näeme teiega järgmises kõnes, siis kolmapäeval. Seniks aga tšau, pakaa!